Tere tulemast distantsilt targemaks õpiampsu jälgima, kuulama ja vaatama. Mina olen Kerli Kasar ja võib-olla natuke taustainfot enda kohta, enne kui me päris teema juurde läheme. Ehk siis mina olen ka taustalt tegelikult põhikooli inglise keele õpetaja ja olen õppinud Tartu Ülikoolis põhikooli õpetajaks bakalaureuseastmes just inglise ja saksa keele suunal. Küll magistris kirjandusteadust hoopiski Tallinnas, aga sellegipoolest olen ma ära teinud oma õpetajakutse ja võin põhikoolis täitsa õpetada. Ja kuna ma olen inglise keele õpetaja suunaga, siis olen õpetanud õpilasi esimesest kuni kolmanda kooliastmeni ja väga erinevas suuruses ka või erineva laste arvuga suuruses klassis, alates sellest, et 24 last esimeses ja teises klassis või ka klass, mis on tehtud suvaliselt arvupõhiselt pooleks, aga ka nii, et klass on jagatud pooleks hoopis taseme järgi ja mõeldes tasemete kaupa rühmitamisele, siis tegelikult seal isegi selles rühmas on vaja kohandada ja toetada neid õpilasi, kes on, et vahet pole, mitu sul neid seal klassis on. Olen täiesti kodus sellega, kuidas toetada ja kuidas ka koostada ja rakendada individuaalset õppekava. Ja ka praegusel hetkel olen teist aastat hoopiski nooremteadur ja aktiivselt ei õpeta koolis ja oma doktoritöö raames, mis on seotud suurema harta projektiga, harta A2 projektiga, õppimine ja õpetamine kaasavas klassiruumis, uurin mina just seda, mida see pealkiri ütles, õpetamist kaasavas klassiruumis, just klassiruumi tasandil ja õpetaja vaatest, et missuguseid praktikaid õpetajad rakendavad, millest nad tunnevad, et neil natuke puudus oleks ja oleks vaja professionaalset arengut ja kuidas neid siis selles ka toetada. Maret on täna minuga siin ja tutvustab ennast. Tere ka minu poolt, mina olen siis Maret ja mina olen õppinud klassiõpetajaks ning esimest korda kooli tööle läksin kohe pärast keskkooli. Sellest ajast olen kogunud õpetaja kogemust nii koolis kui lasteaias töötades ja seda peaaegu juba 24 aastat. Et suurema osa ajast olen olnud klassiõpetaja ja õpetanud esimese kuni 4. klassi õpilasi, aga on ette tulnud ka 5. ja 6. klassi siis õpetamist ja erinevatel aegadel olen andnud ka õpiabitunde. Et sellel aastal olen ma lisaks veel ka huvijuhi rollis ja juhin Saue kooli klassiõpetaja ainekoondist. Ülikoolis õppides oli minu kõrvalaine seotud just tuge vajavate õpilastega ning tookord polnud mul veel aimugi, kui tihedalt saan ma olema ise seotud ühe sellise lapsega. Et olles ise HEV-lapse vanem, olen näinud kõrvalt eripedagoogide, füsio- ja tegevusterapeutide tööd ning nendega aastatega neid tohutult palju õppinud. Ja mul on hea meel, et olen saanud õppida õpitu klassiruumi kaasa tuua, sest suur osa neist teadmistest on klassis abiks kõikidele õpilastele. Ja see on minu tutvustused kõik, et Kerli saab nüüd jätkata teoreetilise osaga. Ehk siis tänane meie teema ongi kaasav haridus. Teatavasti on see teema väga mahukas ja seetõttu me kindlasti ei jõua nüüd kõike tahke detailselt avada, aga pigem on eesmärk vaadata või avada siis olulisi teemasid just üldisemalt ja esmalt peatun ma põgusalt kaasava hariduse sisulisel tähendusel. Seejärel tutvustame teemablokke, mis on seotud siis kaasavate praktikatega klassiruumi tasandil. Ja õpetaja Maret siis lisab omalt poolt näiteid, milliseid praktikaid tema praegu siis oma klassis kasutab. Ja kui on küsimus, mis on kaasav haridus, siis on teada, et alates 2010. aastast on Eesti haridussüsteemis olnud just juhtivaks põhimõtteks kaasav haridus, mille kohaselt õpivad kõik õpilased ja sealhulgas ka siis hariduslike erivajadustega õpilased tavakoolis koos oma eakaaslastega. Siiski selle põhimõtte rakendamine on osutunud või praktikaks siis klassiruumi tasandil praktikas rakendamine on osutunud keeruliseks nii koolides kui ka klassiruumis. Ja kuna on tekkinud küsimusi ka, et miks keskendutakse kaasavast haridusest rääkides eelkõige tuge vajavatele õppijatele,
Siis kaasava hariduse rakendamisel me ikkagi peame silmas kõiki õppijaid, hoolimata nende toe vajadusest ja need, kes ei vaja tuge, kõik on sinna kaasatud. Kui me sellest räägime ja tuge vajavate õpilaste teema on teravamalt fookuses just sellepärast, et siiani on neile kõige rohkem rakendatud eraldavat õpet ehk siis õpet kas eriklassis või erikoolides, tuues kõik õpilased ühte klassiruumi koos õppima, nii et iga õppija õppimine oleks toetatud, siis õpetajad on toonud ka välja, et neil on puudu just oskustest ja teadmistest, et kuidas toetada tuge vajavaid õppijaid ja see on miks me sellest rohkem räägime. Aga kaasava hariduse sisulise tähenduse ja kuidas seda siis rakendada, selle mõistega on selline keeruline lugu, et selle kohta leiab rahvusvahelistes dokumentides väga erinevaid definitsioone, et mis see kaasav haridus on. Ja see on tekitanud olukorra, kus me mõistamegi seda erinevalt ja seetõttu me ka rakendame seda erinevalt nii Eestis kui ka teistes riikides. See ei ole ainult meie mure, vaid see on igal pool mujal samamoodi, et see definitsioon on üht ja teistmoodi ja kuna teda erinevalt kirjeldatakse, siis me rakendame ka seda erinevalt. tekib järgmine küsimus, kes on haridusliku erivajadusega õpilane meil Eesti haridussüsteemis. Slaidi paremal pool on välja toodud meeldetuletuseks 3 toeliiki, millest me lähtume. Ja haridusliku erivajadusega õpilaseks loeme me õpilast, kui temale tagatud üldine tugi ei ole andnud siis arenguks soovitud tulemusi ja talle on määratud Rajaleidja soovitusel siis tõhustatud või eritugi, et sellisel puhul me räägime siis juba haridusliku erivajadusega õpilasest. Viimane Tartu Ülikooli teadlaste poolt läbi viidud kaasava hariduse tõhususe uuring Eestis 2023 näitab, et alates 2018. aastast on tõhustatud ja erituge vajavate õpilaste osakaal tavaklassis pisut tõusnud, aga ligi 63% tõhustatud või erituge vajavatest lastest õpib kas tavakooli eriklassis või erikoolis ja see tähendab, et kaasava hariduse mõistes siis ei ole nad kaasatud, sest kummalgi juhul, kui ta õpib täiesti eriklassis või täiesti erikoolis, siis ta ei õpi enamiku oma nädalakoormusest koos eakaaslastega tavaklassis ja seega nad ei ole ikkagi kaasatud. ehk siis me peaks nad ikkagi saama sinna tavaklassi oma eakaaslaste juurde, aga alati lähtuma ka õpilase vajadustest, et meil on ka väga erinevaid selliseid erivajadusi, mis võib-olla tõesti vajavadki osalist individuaalset või õpet siis ka väiksemas rühmas. Ehk siis kokkuvõtteks, kaasav haridus põhimõtte kohaselt peame silmas me kõiki õppijaid, sealhulgas siis tõhustatud ja eritoel olevaid õppijaid ja nende õppimiskorraldust just tavakooli tavaklassis. Aga edasi selleks, et see kaasava hariduse põhimõtted saaksid praktikasse ja klassiruumi, siis see on väga oluline roll on sellel just õpetajal, kes on õpilaste ees ja suunab ja korraldab siis õpilaste õpet ja seetõttu on kaasava hariduse rakendamisel olulised kaasavad praktikad, mida õpetaja siis kasutab. Siin on näha siis joonis, mis on tõhusate kaasavate praktikate joonis, mille on Austraalia uurija Finkelstein koos oma kolleegidega siis kirjeldusülevaate põhjal koostanud. Ta on koostanud raamistiku ja jaganud kaasavad praktikad või tõhusad kaasavad praktikad siis 5 mitte kategooriasse, aga teemasse. Ja need teemad on siin näha, koostöine õpetamine ja meeskonnatöö, õppimise toetamine, õppekorralduslik tugi, sotsiaalne, emotsionaalne, käitumuslik tugi ja edusammude jälgimine. Ja raamistiku autorid toovad välja, et õpetajad saavad kasutada seda just enesereflektsiooniks ja teemade määramiseks, kus neil peab olema kõrge pädevus, et kindlustada just mitmekesiste võimetega õpilaste õpetamine klassis või siis, et toetada nende õpet. Ja välja toodud teemad esindavad siis just kaasava haridusega seotud praktikaid. Ja nüüd me teeme niiviisi, et me liigume edasi järjest teemade kaupa. Mina räägin ära, mis selle teema juures on oluline, mida raamistiku autorid on silmas pidanud ja Maret siis annab meile oma praktikad klassiruumist kaasa just konkreetsete teemade kohta. Ja me alustame siis kõigepealt koostöisest õpetamisest ja meeskonnatööst. Ja selle teema puhul on oluline, kuidas õpetaja töötab meeskonnas,
kuidas teeb koostööd kolleegidega ja spetsialistidega nii oma koolist kui ka kooliväliselt ja teistest asutustest ja kuidas kaasab ja suhtleb ka peredega, et toetada iga õppija õppimist ja arengut. ja siin on hästi oluline märksõna see koostöö, mis on eduka kaasava hariduse rakendamise üks olulisemaid märksõnu ja koostöine õpetamine ja meeskonnatöö võimaldab just koordineeritult ja terviklikult panustada õppijate õppimisse ja arengusse. Neid viise, kuidas seda koostöist õpetamist või meeskonnatööd korraldada, on väga erinevaid ja olulisemad siinkohal on just koos õpetamine. See tähendab, et klassis viivad õppetööd läbi kas kaks õpetajat või siis õpetaja koos näiteks eripedagoogiga. Siis ka õpetamine just koolisiseste meeskondade või tugispetsialistide toel ja koos õpetamine koos abiõpetajaga. ja viimane siis koos õpetamine koos või tähendab koostöine õpetamine koos vanematega. Koos õpetamist, kus klassis viivad õpet läbi kaks õpetajat või õpetaja ja eripedagoog, see on üks väga, seda loetakse väga efektiivseks kaasavaks praktikaks, aga see on ka väga ressursimahukas, arvestades meie õpetajate arvu koolis ja tugispetsialistide arvu. ja seega on Eestis ka vähe koole, kus seda tegelikult praktikas rakendatakse. aga siiski heaks näiteks, mida koolides on kasutatud on õpetajate töökorraldus, nii et vähemalt osa ajast siis luuakse võimalused, et keerukamates klassides saab olla tunnis kaks õpetajat. nii saavad õpetajad, kellel on väiksem koormus või tunniplaanis vähem vabad tunnid, panustada just koos õpetamisesse. aga see on ka kooli tasandil läbimõtestamine, et kuidas tõhustada just kolleegide vahelist meeskonnatööd, et mitmetes koolides näiteks rakendatakse hoopis seda meeskonnatööd niiviisi, et esimese kooliastme lennuõpetajad valmistavad ette ja planeerivad nädala tegevused koos, panevad koos paika eesmärgid ja et see on ka hea variant nende just meeskonnatööks. et isegi kui ei ole võimalik koos õpetada, siis nad saavad planeerida tunde koos. üheks võimaluseks on ka just külastada kolleegide tunde ja jälgida, kuidas õpilased õpivad ja missuguseid meetodeid näiteks kolleeg hoopis klassis kasutab. Lisaks on heaks võimaluseks ka õpiringid, sealhulgas siis koos tugispetsialistidega, et jagada just mõtteid ja ideid ja eesmärk on üksteiselt õppimine. näiteks ühe kooli näide, et tugispetsialistid kogusid õpetajate käest, millest nad tunnevad, et nad sooviksid teadmisi või oskusi juurde ja siis nad korraldasid ka õpiringi konkreetsete teemade käsitlemiseks. ja samamoodi seal siis saab arutleda, kuidas planeerida tunde viisil, et kõik õpilased oleksid tunnis aktiivselt ja võimetekohaselt õppetöösse kaasatud, kuidas iga õppija õppimist siis toetada. ja see toetab õpetaja pidevat professionaalset arengut, et veel paremini siis oma klassis iga õppijat toetada. ja loomulikult on õpetajatel õigustatud ootus, et koolis töötaksid just tugispetsialistid, kes pakuksid õpetajatele tuge ja neid nõustaksid vajadusel. just, et kuidas korraldada õpet klassiruumis, kus ongi väga erinevad ja erineva toevajadusega õpilased ja sellisel juhul on oluline, et õpetaja ja eripedagoog omavahel selline koostöö nagu toimiks ja klapiks. sellisel puhul on oluline, et õpetaja ja tugispetsialistide koostöö oleks toimiv ja võib-olla tuleks just eriti tähelepanu pöörata õppijate toevajaduste märkamisele, sobivate õppemeetodite valimisele ja vajadusel individuaalse õppekava koostamisele ja rakendamisele, aga lisaks ka õppijate saavutuste jälgimisele. Lisaks just sellele õppetöö korraldusega seotud küsimustele just meeskonnatöö võtmes ja koostöises õpetamises võib olla hetki, kus õpetaja vajab ka tugispetsialistide abi just klassis suhete kujundamisel ja õpetaja vajab tugispetsialisti näiteks, kellega koos klassisiseste suhete toetamisega seoses näiteks tunde planeerida või tegevusi ette valmistada või siis tõesti viiagi koos tugispetsialistiga see mõni tegevus läbi, mis toetaks just klassi omavahelisi suhteid. see on hea võimalus just koostöiseks tegevusteks õpetaja ja tugispetsialisti vahel
ja kõik mured võib-olla, mis klassis tekivad, ei olegi võib-olla õpetaja pädevuses lahendada, et selline, aga oluline on just märkamine ja koostöö ja õpetaja teaks, kelle poole siis koolis pöörduda, kes talle saab abiks olla teatud situatsioonide lahendamisel. Ja tugispetsialistid tõesti saavad aidata nii suhete kujundamisel ja ka juba siis, kui on tekkinud mingi konkreetne olukord, mida on vaja klassis siis lahendada. Üks teema, mida me veel ei puudutanud, on koostöine õpetamine koos siis abiõpetajaga, mida meil Eestis järjest rohkem kasutatakse. Ja kaasava hariduse kontekstis tuleb aga jälgida, et abiõpetaja ülesanne tunnis ei oleks ainult seda ühte tugevat õppijat toetada, vaid et ta toetaks ja oleks võimalik, et ta toetab siis kõiki õpilasi klassis, mitte ühte õpilast ja oluline, et selle tuge vajavate õppijate õpetamine ei oleks siis klassis ainult selle abiõpetaja ülesanne, vaid et õpetaja ikkagi vastutab selle õpetamise eest, et see on ikkagi koostöös, et abiõpetaja toetab nii neid õpilasi, kes vajavad, aga ka õpetajad, kes õpetab, ehk siis oluline koostöö teema ja arutleda siis omavahel ka läbi, et kuidas seda siis rakendada. Üks selle teema olulisi punkte on ka koostöö vanematega ja suhtlus lastevanematega ja see võib mõnikord osutuda keerukaks, aga koostöised suhted ja edukas koostöö mõjutab positiivselt kõiki osapooli, aga eelkõige just õpilase nii suhtumist kooli kui ka õppimisse. Ja 2024 ilmus meil kaasava hariduse käsiraamat, kus on eraldi peatükk just õpetaja ja lapsevanemate koostöö kohta ja soovi korral siis saab selle teema kohta sealt täpsemalt lugeda. Selle kohta on sellest raamatust on veebiväljaanne, nii et seda saab kas lingi või QR-koodiga, mis siin näha on, siis sellele ligipääs olemas. Lisaks veel õpetajatel on sageli küsimus, kuidas tagada kõiki õpilasi toetav õpikeskkond. Kuigi see räägib õpikeskkonnast just klassis, siis ma tahaks selle ikkagi avada siin selle teema all. Et mure oli selles, et kui on mitmed erinevate ja sageli vastandlike vajadustega õpilased, et kuidas siis tagada kõiki toetav õpikeskkond. Ja siin on ikkagi märksõnad koostööl. See peaks olema siis õpetaja, tugispetsialistide ja vanema koostöö. Et see ei ole ainult õpetaja üksinda seal klassis ja õpetaja üksinda ei peagi kõige peale ka tulema. Ehk siis õpetaja peaks siis pöörduma eripedagoogi poole või muu tugispetsialisti poole, kes tal koolis olemas on. Et vajadusel näiteks võiks see spetsialist tulla tundi klassi vaatlema, suhelda õpilasega, nõustada õpetajat, samuti siis sinna juurde koostöö vanemaga. Ja sellistel juhtudel peaks õpetajal klassis olema võimalusel ka abiõpetaja, kes toetaks õpilasi ja õpetajat, kui seal on tõesti vastandlikud ja väga palju ja väga erinevate vajadustega õpilasi. Ja mõningate eriti keerulistel juhtudel ongi oluline, et teatud õpilastele korraldatakse siis eraldi seda lühi- või pikemaaegset õpet just väiksemas rühmas või siis individuaalselt, aga ikkagi arvestades seda, et ta põhiajast oleks just oma eakaaslastega tunnis. Ja iga õpilane ongi erinev ja vajab eraldi lähenemist, mis talle sobib, kuidas teda toetada, aga see on meeskonnatöö ehk siis koostöö, õpetaja, tugispetsialistid, vanemad, kõik, kes meil on koolis ja väljaspool kooliasutustest, keda me saame kasutada ja kogu selle teema eesmärk ongi olla aktiivne oma ala spetsialist ja jagades ka oma teadmisi praktikatest ja õppides ka kolleegidelt. Maret, sa võiks jagada koostöös õpetamise ja meeskonnatöö kohta näiteid oma klassist. Mina pean siis kõige olulisemaks ilmselt koostööd lapsevanemaga ja eriti oluline on see just tuge vajava lapse puhul. ja, ja seda seepärast, et ma ise olen teinud läbi kõik hirmud, mida üks lapsevanem võib kogeda ja näen, et kool tihti tõlgendab seda vanema soovimatuses koostööd teha. Kui mina sain kinnitust, et minu lapsega ei ole kõik hästi, siis pere jäi täielikku teadmatusse, et kohutavalt raske aeg oli, hästi palju küsimusi, millele keegi ei osanud vastata.
hästi palju hirme, kas laps saab elus hakkama, kas ta õpib kirjutama, kas ta leiab sõpru, et kuidas pere sellega hakkama saab, et kõik need küsimused jäid vastamata. Siis pärast seda hirmu tekkis häbi. Tekkis häbi, et minu lapsega ei ole kõik hästi, sest me siiamaani ikka veel kohtame ühiskonnas halvustavaid pilke, negatiivseid kommentaare, süüdistusi ja ma kartsin, et teised lapsed ja nende vanemad ei suhtu minu lapsesse hästi ja kartsin, et õpetajad ei soovi minu last. Ja pärast häbi tuli soov oma last kaitsta. Ja just see soov oma last kaitsta on see, mis teeb vanemast minu arvates hea koostööpartneri. Ja seda siis, kui vanemale antakse hästi põhjalikud selgitused tema lapse haridusliku erivajaduse kohta, selgitatakse erinevaid võimalusi, väljavaateid, jagatakse positiivseid kogemusi, antakse aega olukorda seedida, selgitatakse jälle uuesti ja näidatakse, et tema laps on kooli oodatud, mitte koolile koormaks. Et vanem vajab tuge ja juhendamist, sest olukord on tema jaoks täiesti uus ja sellega toime tulemiseks puuduvad tal oskused. Kui õpetaja oskab sel hetkel olla vanemale toeks, on ta pannud aluse väga heale koostööle. Ja klassis on muidugi loomulikult palju rohkem lapsi kui ainult HEV-lapsed ja seepärast tuleb koostööd teha kõigi vanematega. Ja minu klassis on suurepärane näide see, kuidas vanemad hakkavad, kuidas saada vanemad koostööd tegema see, et ma korraldan näiteks oma klassile kevaditi perepäeva. Esmalt teeme mingi ühise tegevuse looduses, orienteerume, mängime diskgolfi või seiklusrada, seejärel piknik ja nii õpivad vanemad üksteist tundma. Nad näevad, kuidas lapsed tegutsevad, nad õpivad lapsi tundma, nad näevad, kuidas õpetaja suhtleb lastega ja see suurendab nende usaldust õpetaja vastu. Ja kui selline põhi on loodud, tulevad vanemad edasi meelsasti kaasa õppekäikudele, tundidesse, kõigesse, mida õpetaja korraldada soovib. Ja ma olen saanud nendele suurepärased koostööpartnerid. Ja minnes tugispetsialistide juurde, siis minu tundi on tugispetsialist alati oodatud, sest tihti juhtub, et õpetaja päriselt ei oska näha märke, et õpilane mingis osas abi vajab. Et jah, ma näen õpetajana, et lapse käekiri näiteks on vilets, ta kipub laua alla vajuma, käsi on nõrk ja need tähekujud mitte kuidagi ei tule välja. Õpetaja tavaliselt siis soovib ikkagi last aidata ja annab talle hoolega kirjaharjutusi, kuid tähelepanuta on jäänud näiteks see, et õpilane istudes pidevalt käega toetab, põrandal istudes aina asendit vahetab ja ikka käe toeks paneb. Ka see on jäänud tähelepanuta, et kirjaharjutuste tegemise pingutus on nii suur, et laps hoiab hinge kinni. Õpetaja oma teadmatuses annab aina harjutusi juurde ja ka vanemad sunnivad last harjutama, kuid lapsel tekib varsti tõrge seda kõike teha, sest ei tunne, et seda tehes hästi. Ja tegelikult võib asi olla hoopis selles, et lapse kerelihased on nõrgad ja selleks on hoopis teised harjutused. Ja kui lahedad harjutused veel tõesti, et näiteks läbi kilemarkeri kirjaharjutused, pildi kopeerimine või siis seinale joonistamine, põranda kõhuli joonistamine ja et see käekaar kõik oleks aina suurem, et treenida hoopis seda kerelihast ja seda kätt üldisemalt ja igasugused kerekummardused, painutused, tasakaalu tool klassis ja kui me neid teeme, siis varsti saabki parem. Aga õpetaja lihtsalt ei oska seda märgata ja tugispetsialist on see, kes oskab nendele asjadele tähelepanu pöörata. Lisaks teen mina tugispetsialistiga koostööd ka tunni planeerimises. Ta aitab vahel ka tekste ja ülesandeid kohandada. Võimalusel tuleb mulle tundi appi ja kord nädalas käivad minu klassis tuge vajavad lapsed ka eripedagoogi juures lugemistunnis ja need lapsed ei ole need, kes on saanud kuskilt mingisuguse otsuse, vaid need lapsed on minu enda valitud, et nii-öelda üldtoe raames siis aitame neid lapsi. Meie koolis on ka abiõpetaja võimalus ja tema tegemised on seal slaidis kirjas, et ma selle juures pikemalt ei peatuks.
tooksin hoopis armsama näite sellest, et mul on üks tore kolleeg, kes õpetab ka väikeklassi lapsi ja mingil hetkel need lapsed olid haiged ja ta otsustas, et no mis ta niisama passib, et ma lähen appi teistele kolleegidele, ma lähen abiõpetajana nende tundi ja ta valis just need õpetajad, kes olid sellel aastal just tulnud ja ta läkski appi esimesse klassi ja ta ise õppis ja need õpetajad olid tohutult tänulikud selle abi üle. Et selline tore näide, et loomulikult ma saan aru, et kõik õpetajad ei suuda seda teha, ei noh, et õpetaja ongi nagu ülekoormatud ja palju tööd, aga kui vahel on võimalus, siis mina soovitan väga minna kas teisele tundi appi või tunde vaatama ja mitte ainult valida siis vaatlemiseks nende vanemate kolleegide tunde, vaid ka nooremate seast õpetajaid, keda vaadelda, sellepärast et nemad mõtlevad vahel hoopis teistmoodi, tulevad väga nagu toredate lahenduste peale ja kasutavad digivahendeid ja on muidu julgemad uut proovima. Ja iga koostöö õpetab ja hea õpetaja on see, kes suudab ka ise õppida ja areneda. Et siinkohal ma annan Kerile sõna edasi. Ehk siis need olid need peamised näited koostöö ja peamised teemad ja näited siis koostöös õpetamise ja meeskonnatöö kohta. Aga nüüd me liigume edasi järgmise teema juurde ja selleks on õppimise toetamine. Ja see teema sisaldab siis nii õppe sisu, meetodeid kui ka individualiseerimist ja siia alla kuuluvad näiteks, kuidas õppija tegevusvõimekus on siis toetatud, ehk siis õppija agentsus ja autonoomia, kuidas rühmatöö on korraldatud, et see toetaks kaaslastelt õppimist. Õpetajad peaksid toetama oskuste üldistamist ja erinevatesse kontekstidesse ülekandmist, kasutama paindlikke ja mitmekesiseid meetodeid ja materjale ning pakkuma õpilastele valikuvõimalust. Valikuvõimaluse andmine siis toetab ka seda õpilaste tegevusvõimekust. Ehk siis õppimise tulemuslikkust mõjutab suurel määral ka õppetöökeskkond ja kuivõrd suudetakse siis õpet just tunnis kohandada vastavalt iga õppija individuaalsetele vajadustele ja õpet saabki kohandada erinevatel viisidel. Näiteks võib anda õpilastele erineva raskusastmega ülesandeid, pakkuda lisajuhendamist ehk siis selline jooksev toetamine, siis võimaldada vajadusel rohkem aega ülesannete tegemiseks või ka kohandada keskkonda õppimiseks. See tähendab, et õpetaja on ennetavalt arvestanud ja kohandanud juba materjalid, mida tunnis kasutada vastavalt siis õppijate vajadustele ja tõesti kasutab ka neid materjale, et kui ta on kohandanud või teinud erineva raskusastmega näiteks töölehed või ülesanded või kohandanud lugemisteksti mahtu või seal sees olevat sõnavara, mõnikord tekst on liiga keeruline, liiga keeruliste sõnadega, siis õpetaja on selle teinud vastavalt oma õppijast lähtuvale, võib-olla mõne õpilase jaoks lihtsamaks või teinud seal mingeid lisamärkmeid teksti, siis ta kasutab neid materjale ka tunnis. Ja lisaks tunnis toetab siis vastavalt vajadusele jooksvalt õppijate õppimist, kasutades seda lisajuhendamist, lisaselgitamist ja või siis õpilane teebki vähendatud mahus neid ülesandeid, mida ta kaasõpilased näiteks teevad või jõuab eesmärgi täitmiseks hoopis läbi teistsuguste tegevuste ja vajadusel individuaalse õppekava rakendamine, millest me ka korraks rääkisime seal koostöös õpetamise ja meeskonnatöö puhul, siis selle individuaalse õppekava rakendamine just toetab just õppimist, kui õppimiseks tehtud kohandused on asjakohased ja lähtuvad tõesti õpilase individuaalsetest oskustest ja vajadustest, mis siis omakorda ennetab õppimise ja käitumisega seotud siis probleeme. Rühmade moodustamisel on oluline, kuidas neid moodustada just nii, et see toetaks õpilaste või kaaslastelt õppimist. Ja lihtne võib olla moodustada rühmad kas siis juhuslikult, lasta õpilastel endal valida või siis jagada nad tasemete kaupa rühmadesse. Aga uuringud on näidanud, et tegevus rühmades, kuhu on paigutatud erinevate oskustega õpilased, toetab just paremini õppijate akadeemilisi, sotsiaalseid ja kognitiivseid tulemusi. Ja samamoodi, kui me jagame rühmadesse õpilased taseme järgi, siis see vastupidi
soodustab madalamaid tulemusi, sest see kinnistab õpilastele enda mõtteviisi, et kas nad on siis võimekad või nad on vähem võimekad. Ja nõrgema tasemega õppijatele lihtsama töö andmine ei arenda neid kuidagi akadeemiliselt ja neil siis jääb vajaka ka sellest väljakutsest, mida iga õpilane vajab tunnis läbi tegevuste. Ja sageli, kui me jagame tasemete kaupa rühmadesse õpilased, siis me ei diferentseeri, sest me eeldame, et rühmas on ühesuguse tasemega õppijad, aga tegelikult seal samamoodi see tase varieerub, oskused ja teadmised on erinevad ja seda diferentseerimist on ikka vaja teha. Ja kõrgema tasemega õpilased võivad hakata kiirustama, et anda edasi just sisu ja see võib omakorda siis vähendada tegelikult õpihimu, õpirõõmu, kriitilist mõtlemist, aruteluvõimet. Et, äh, et selline tasemete kaupa jagamine ei ole just parim variant. Ja õpetajad saavad olla ka kaasavamad, kui nad kasutavad just meetodeid ja materjale, mis on paindlikud ja mitmekesised. Ehk siis näiteks, et erinevate õppematerjalide esitamise viiside kasutamine, mis siis arvestab erinevate tajumise viisidega ja toetab arusaamist, näiteks erinevate skeemide, graafikute, videode, piltide kasutamine või ka mudelite kasutamine millegi selgitamiseks. Samuti pakkudes õpilastele võimalust erinevate tegutsemis- ja väljendusviiside näol, näiteks lasta hoopis õpilastel dialoog moodustada või mõttekaart teha või teha siis postreid, ettekandeid, erinevaid loovaid ülesandeid või on ülesanne üldse konkreetselt meisterdadagi mingi mudel või mingi konkreetne asi. Samamoodi lühivideode tegemine või populaarsete meemide kasutamine või meemide tegemine, et selline las, las, las õpilased saavad näidata oma teadmisi ja oskusi ka erineval moel, mitte ainult kirjutades või teksti lugedes või arutelusid kirja pannes. Ja, ja kui tunni eesmärk võimaldab, siis on väga oluline pakkuda õpilastele ka valikuid ja kuidas seda ülesannet siis täita. Ja valikute andmine just toetab õpilaste motivatsiooni tegutseda ja kui läbi valikute tegemise saab õpilane ise olla oma õppimisprotsessis just otsustaja ja valida, kuidas ta eesmärgi saavutamiseni jõuab. Ja siin on kaks varianti, üks variant, et õpetaja annab valiku ja õpilane teeb selle hulgast valiku, aga teine variant on, et õpilane ise teeb ettepaneku ja kui see sobib tunni kontekstiga, sisuga ja toetab eesmärgini jõudmist, siis oleks mõistlik minnagi kaasa selle õpilase ettepanekuga ja kasutada seda varianti. Sest et see samuti, see valikute osa toetab ka õpilase kui ennast juhtiva õppija kujunemist, see, et ta saab teha valikuid, see, et ta saab pakkuda välja, ta julgeb pakkuda välja ja õpetaja siis mõnikord ka läheb sellega kaasa. Et kui mina oma näiteid selle õppimise toetamise juures ette valmistasin, siis ma palusin oma kaaslasel kirjeldada tema koolitundi ja tema alustas kooliteed umbes 40 aastat tagasi. Siis ta vaatas mind üsna üllatunud näoga ja ütles, et õpetaja ütles, et tehke ja meie tegimegi. Ja kool oli tõsine asi. Ja siis hakkasin meenutama enda kooli aega ja mõtlesin tundidele ning õpetajatele, kes mulle on hästi meelde jäänud või kes mulle meeldisid. Ja minu lemmikud olid mu oma ema tunnid, sest tema lasi meil uurida, ise otsida ja aktiivselt õppida. Meie motivatsioon nendes tundides oli tunduvalt suurem mõnest teisest tunnist. Ja eelnevast tulenevalt on üks olulisemaid mõtteid täna see, et õpilase motivatsioon õppida kasvab siis, kui tal on võimalus teha valikuid ja aktiivselt õppeprotsessis osaleda. Ja praegustele õpilastele mõeldes tundub mulle, et kõige rohkem tekitab probleeme see, et õpilane ei taju õppimist kui enda protsessi. Seepärast on oluline, et õppija saaks aru, miks midagi õpitakse ja kuidas on see seotud päriseluga. Vahel on seda seost raske luua, kuid ühe ülesande saab sellega ikkagi igas tunnis nagu siduda. Ja kuna ma tean, et õpetajad ootavad väga praktilisi näiteid, siis ma toon siinkohal täitsa ühe ülesande teile, mis seob siis näiteks mõõtmise ja mõõtühikute teema päriseluga. Õpetaja valmistab õpilastele ette praktilisi ülesandeid.
tal läheb selleks vaja erineva suurusega karpe. Karbid asuvad klassis kuskil, kuhu on õpilastel lihtne liikuda. Pinginaabrid lähevad ja valivad koos endale sobiva karbi. Seejärel selgitab õpetaja ülesannet. Lapsed tahavad saata paki oma sõbrale teise linna. Pakiautomaadi kappide suurused on järgmised. Ma loodan, et õpetaja paneb need tahvlile kirja ja paariliste ülesanne on leida oma valitud karbile sobiv kapp pakiautomaadis. Rohkem õpetaja juhiseid ei anna, kuid õpilased saavad kasutada mõõdulinti, joonlauda ja nööri ja selle vahendi, mida nad kasutavad mõõtmiseks või siis kindlaks tegemiseks, kas karp läheb pakiautomaati, selle nad valivad ise. Ja nüüd on aeg õpilastel ise tööle asuda. Tore, kui õpetajal oleks võimalus valmistada ette ka näiteks kapi suurustes avad kapi sisse ja lapsed saavad pärast otsuse tegemist proovida, kas karp päriselt mahub valitud kappi. Ja sellise ülesandega oled sa õpetajana pannud õpilased aktiivselt tööle. Nad on saanud ise teha valikuid, nad on saanud klassis liikuda, teha koostööd, nad mõõdavad päris esemeid ja lahendavad päris probleemi. Kasutavad õpitud teadmisi, nad saavad katsetada ja eksida. Sa oled teinud sobiva ülesande õpilasele, kellel on raske paigal püsida, kellel on raske mõelda asjadest ilma, et see asi oleks tal silme ees või käes. Ja nii lihtne ongi. Aktiivsemalt osalevad õpilased tavaliselt ka rühmatöös ja nagu Kerli rääkis, on rühmade moodustamiseks väga erinevaid võimalusi. Mõned on tõhusamad kui teised. Mina lähtun alati tehtavast tööst ja mulle meeldis väga AI kaudu minuni jõudnud mõte, et hästi juhendatud rühmatöö ei võrdsusta õppijaid, see väärtustab nende erinevusi. Ja vahel jaotan ma rühmas ära rollid nii, et igal õpilasel on ülesanne täita. Keegi loeb juhendit, keegi kirjutab, keegi joonistab ja nii edasi. Ja mõnikord panen ma kokku just veidi nõrgema ja tugevama lapse, et üks õppija saaks teist juhendada ja toetada ning teine vajalikku tuge. Ja toon ka ühe konkreetse näite oma viimati planeeritud siis rühmatööst. Ja ma loodan, et see on see hea näide, millest Kerli rääkis. Et nüüd tunnis siis, kui õpilane siseneb klassi, saab ta õpetajalt pisikese koodilehe, millel on 1 või 2 või 3 tähekest. Ühe tähekese saanud laps valib endale kaardi laualt, millel on samuti 1 täheke. Selle kaardi abil selgub tema rühmatöö teema. Ta liigub vastava laua juurde. Samasse lauda satub ka 2 ja 3 tähekesega laps. Nii on rühma sattunud erinevate võimetega lapsed ja näiliselt täiesti juhuslikult. Edasi tegutseb laps oma tähekeste järgi. Laual on erineva raskusastmega tekstid, kuid tekstid on kõik samal teemal ja peavad andma edasi sama info. Esimene ülesanne on tekstis läbi lugeda ja seejärel koos korraks arutada, millest tekst rääkis. Edasi peab õpilane minema seina juurde, kus on temaga sama tähekeste arv ja leidma väite, mis sobib tema tekstiga. Toob väite lauda, loeb teistele ette, selgitab, miks ta arvab, et väide nende teemaga sobib. Kui teised on nõus, võtab iga laps oma tekstilehe ette ja püüab leida tekstis koha, mis väidet kinnitab ning joonib alla. Nii leitakse klassist rühma peale kokku 6 tekstiga sobivat väidet. Seejärel tuleb ette valmistada väite esitus ja plakat. Esitlus peab siis sisaldama kõiki väiteid. Plakatile võib väited kleepida või ise kirjutada. Samuti või teemat illustreerivad pildid ise joonistada või kasutada õpetaja välja prinditud väikeseid pilte. Esitlemise ajal loeb iga laps oma väited ise ette ja selgitab neid. Ja sellisel moel rühmatööd tehes on iga laps olnud töös aktiivne osaline, jõudnud teistega sama teadmiseni, kuid teinud seda talle arusaadavamal ja jõukohasemal moel. Ja nende tekstide lihtsustamisel oli jällegi abiks AI tööriist õpetajale, mille sa ilmselt leiad lehelt tehisarud.ee. Kui sa soovid seda kasutada ja tekste lihtsustada. Et õpilasel oleks huvi ja ta oleks kaasatud õppeprotsessi planeerimisse, annan mina klassile võimalusel erinevaid valikuid. Näiteks, millest võiks juttu olla loos, mille tekstiga me järgmisel korral tunnis tööd teeme.
ja ma pigem ei ole kinni õpikus ja töövihikus, sest näiteks ajakiri Täheke on täis nii palju erinevaid ja toredaid tekste, et kahju on lapsi nendest tekstidest ilma jätta. ja nende tekstide põhjal oskan ise ka töövihikuga sarnaseid ülesandeid toota nii palju, kui kulub. et loomulikult ei ole selliseks ülesannete tegemiseks ja selleks nagu ettevalmistuseks iga päev jaksu, kuid see on väga hea alternatiiv töövihikule ja õpikule just. siis annan ma lastele valiku näiteks selles, et selleks, millist raamatut võiksin klassis ette lugeda. lisaks on meil raamatupingo, milles on mõned kindlad valikud ja tähtajad, kuid ka vabad valikud. kokku on meil bingos 12 raamatut, neist 7 peab õpilane aasta jooksul läbi lugema, kuid võib lugeda ka 12 ja mõne raamatu loeme hoopis koos klassis. ja see koos lugemine meeldib minu klassile küll väga-väga ja siis me täidame sellega koos lugemispäevikusse. nii et me oleme ühe kohustusliku kirjanduse raamatu näiteks koos juba ära lugenud. ma püüan igapäevaselt arvestada, et lapsed õpivad erinevalt. Neil on erinev tempo ja erinevad viisid õppimiseks ja vanemates klassides on rohkem kombeks, et õpetaja räägib ja õpilane samal ajal konspekteerib, kuid tegelikult ei ole kõik õpilased võimelised nii toimima. see ei tähenda, et ta ei jõua sama tulemuseni, ta lihtsalt toimib teisiti. ma saan talle anda võimaluse, et ta tunnis sel hetkel ainult kuulab, jagan temaga stuudiumis vajalikku materjali ja olulise vihikusse kirjutab ta kodus sealt ise. ja ühtlasi ma näitan õpilasele, et ma usaldan teda, annan talle võimaluse ise vastutada ning õppida talle sobival viisil. ja vahel valikutest rääkides ütlevad minu õpilased ka, et nad on väsinud klassis. ja hästi, mina olen ka väsinud. et teeme väikese pausi. panen mängima rahuliku muusika, õpilased toetavad käed lauale ja pea kätele, sulgevad silmad ning puhkavad 3-5 minutit ja see väike paus annab vahel kõigile sellise hea energia sisse, et liigume jälle edasi järgmiste ülesannete juurde. et teeme rõõmsalt jälle tööd edasi. ja selle teema kohta said minu näited otsa. Kerli tahab nüüd rääkida õppekorralduslikust tööst. aitäh, Maret, nende väga konkreetsete näidete eest nüüd, et mida saaks võtta ja minna rakendada ja just oluline nagu ka see elulisus, et kui tõesti tekst on juba vana ja väsinud, mida peaks kasutama, aga sa tead, et kuskil on parem, siis kasuta seda, mis köidab neid konkreetseid õpilasi sinu klassis rohkem näiteks, jah. ja ülesannete puhul ka. nii, aga nüüd õppekorralduslik tugi. ja siia teema alla kuuluvad struktuurid ja tegevused, et kindlustada just iga õppija ligipääsu õppimisele saades selleks vajalikku tuge ja siia alla kuuluvad näiteks, kuidas on korraldatud klassis füüsiline keskkond. et see arvestaks siis iga õppija vajadustega, kuidas rutiinid ja tegevused on, või vabandust, kuidas rutiinid ja tegevuste vahelised üleminekud on planeeritud ja rakendatud. lisaks siia alla läheb ka tehnoloogia kasutamine erinevate vajaduste toetamiseks ja õpetajapoolne klassi jälgimine ja klassis liikumine. ehk siis see füüsiline keskkond, mis selle all siin põhilist rolli mängib, on just mõeldud seda füüsilist ruumi just ligipääsetavuse mõttes, et kõigil õppijatel on võimalus klassis liikuda ja neil on ka materjalidele ligipääs, et näiteks õpetaja poolt on läbi mõeldud erinevate õppevahendite siis asukoht klassis, näiteks raamatud, vihikud, paberid, et need on niiviisi seal paigutatud, et iga õpilane saab minna ja neid sealt vajadusel võtta. ehk siis ka õpilane, kellel on näiteks liikumine raskendatud, et tal on nendele asjadele ligipääs või siis õpetaja on tunnile eelnevalt need siis vastavad vahendid toonud sealt kapist riiulilt välja, kõik saavad vajadusel neid kasutada. siia alla võiks minna ka näiteks plakatid ja reeglid seintel, et need oleks kõikidele õppijatele siis ükskõik kus kohas nad klassis istuvad, et need oleks neile nähtaval kohal või on siis lubatud liikuda tunni jooksul vastava plakati juurde, kui on vaja sealt infot otsida või meelde tuletada mõnda reeglit.
ja siia alla, selle teema alla läheb ka õpilaste paigutus klassis, mis just toetaks iga õppija õppimist ja küsimusi tekitab enamasti just tuge vajavate õppijate istumiskohad klassis. Siin jällegi tuleks lähtuda õpilaste eripäradest, just sellest, et mis toetab ja segab nende õppimist. Ja lisaks peaks arvestama ka siis klassiruumi võimalusi ja planeeritud tunni sisu, et alati ei saa, et võib-olla see klassiruumi füüsiline see kuju võib-olla takistab nende õpilaste paigutust seal klassis samamoodi. Aga tavapäraselt paigutavad õpetajad õpilased, kes rohkem tuge vajavad, istuma klassis ettepoole. just sellepärast ja põhjendus ongi sellepärast, et oleks hea õpilast jälgida ja vajadusel kiiresti siis ka toetada ja paljude õpilaste puhul see toimibki nii ja toimib hästi. Siis on õpilased, kelle keskendumist ja õppimist toetab näiteks see, kui neil on ülevaade sellest, mis klassis toimub. Ja siis paigutatakse nad ka klassis tahapoole, aga siinkohal peaks ikkagi jälgima, et seal taga istudes sellel õpilasel ei tekiks muid segavaid faktoreid, mis siis võiks omakorda tema õppimist ja keskendumist hakata segama. Küsimusi tekitab ka, et kes peaks omavahel koos istuma õpilastest siis ja siin tuleb jälle lähtuda konkreetselt lastest, aga näiteks toetab tuge vajava lapse õppimist, kui tema kõrval võimalusel istub õpilane, kes ei vaja ise tuge ja seda sellepärast, et see õpilane, kes ise tuge ei vaja, saaks kaaslast aeg-ajalt tunnis siis toetada. See tähendab seda, et ta näiteks annab talle või aitab tal üles leida õige koha, kus parasjagu millist ülesannet tehakse või kus me lugemistekstiga oleme või suunata siis mõte tagasi õppetööle. aga siin jällegi tuleb tähele panna, et selle kaaslase põhiülesanne ei ole aidata seda kaasõpilast ja ta ei tohiks kindlasti võtta üle õpetaja või abiõpetaja rolli. et see on lihtsalt selline, et ta kiiresti saab aidata tal lihtsalt tagasi tööle asuda. Ja siis laudade paigutus klassis või kuidas need siis õpilased seal lisaks oma kohale ka asukoha mõttes on või kuidas, et kas nad istuvad klassikaliselt üksteise taga, U-kujus või rühmitatult. ehk siis siin samamoodi arvestada klassiruumi võimalusi, tunnisisu, eesmärki, tegevusi, et missugune laudade paigutus just kindlat tundi või tegevust toetab, et näiteks kui on rühmatöö, siis on mõistlik nad paigutadagi rühmadesse, aga et julgelt sellist laudade paigutust ka muuta aeg-ajalt klassis, kui klassiruum seda võimaldab ja kui lauad on sellised, mida saab, et kui on kahesed lauad, siis võib-olla on keerukam seal välja mõelda uut paigutust, aga just, et toetaks tegevust ja õppimist. Lisaks õpilaste paigutusele ja laudade paigutusele on oluline ka, et vajaminevad materjalid näiteks seintel, mis toetavad just õppimist ja vajadusel meenutaks õpitut, et, ähm, et need oleksid olemas tõesti, et nad toetaks siis õpilaste õppimist ja võib-olla mõnikord on just tuge vajava õpilase puhul oluline, et tema enda laua küljes oleks näiteks kirjatähed meeldetuletuseks või mõni teisendamisreeglid või korrutustabel või keelereeglid, mis samamoodi võivad olla ka klassis seinal suure plakatina, aga võib-olla mõni vajab seda ekstra veel enda laua külge. Ja abistavate materjalide puhul on oluline ka, et õpilastele tekitada harjumus neid kasutada, tuletada meelde, kust ta leiab abi, kuhu poole vaadata, kus tal see materjal on, kas seinal või oma laua küljes või on tal mõni leheke selle kohta. sest et neil läheb see meelest ära. ja teine asi, nad peavad oskama seda kasutada. ehk siis õpetaja ülesanne on selgitada, kuidas sellest kas reeglistikust või sellest skeemist või nendest, kuidas sellest abi saab, et mis ma sealt vaatan täpsemalt. et ise õpilane seda ei oska, on vaja talle õpetada, kuidas kasutada seda abimaterjali. Lisaks, kui klassis on õpilasi, kes vajavad näiteks keskendumise toetamiseks erinevaid vahendeid, siis võiks need samuti klassis olemas olla ja õpilastele kasutamiseks. õpetaja Maret vist räägib sellest ka, ma siinkohal ei peatu, mis need näited võiksid olla. Siis tegevuste vahelised üleminekud, need peaksid olema sujuvad ja hõlpsad selleks, et
selleks, et ei raisataks siis ülemäära aega just üleminekutele, sest et see võtab ära aja õppimiselt, mis on meile väga väärtuslik. ehk siis hea oleks integreerida sinna üleminekusse ka see õppimise koht või et see oleks mõtestatult. See tähendab, et õpetaja peab ise olema kogu aeg nagu tunnis justkui sammu võrra ees, aga see tähendab ka seda, et õpetaja on tunni planeerimise protsessis juba läbi mõelnud võimalikud potentsiaalsed murekohad ja ootamatused ja valmis igaks olukorraks. Ja niiviisi tegutsedes siis toimub töö klassis sujuvalt, isegi kui tegevused vahetuvad ja ei kaotata siis väärtuslikku aega, mis on mõeldud õppimise jaoks. Aga jah, see omakorda eeldab ka klassis juurdunud kindlaid rutiine, et õpilased on teadlikult rutiinidest ja nendega harjunud. Näiteks võib-olla õpetajal on mõni käemärk, millest kohe õpilased aru saavad, teavad, mida teha tuleb. Või õpetaja kasutab mõnda laulusalmi või luuletust, sellist lühikest tähelepanu saamiseks või märguande jaoks. Või ka mitmed õpetajad kasutavad näiteks suupilli, kas tähelepanu tõmbamiseks või on see märk hoopis nende klassis, et jutuvadin on liiga valjuks läinud ja on vaja tõmmata maha seda kuidas ma ütlen, helitugevust klassis. Ja viimane siin slaidil ka on meil tehnoloogia kasutamine, mis on mõeldud siis selleks, et see toetab kaasamist ja võimalust õppida ja luues kõigile siis kaasahaaravamad ja võrdsed võimalused õppimiseks. Vajadusel näiteks õpilane, kellel on sõrm või käsi kipsis, saab kasutada siis arvutit või tahvelarvutit vastuste kirjapanekuks või arvutipõhiseid ülesandeid. Ja lisaks võikski kasutada tegelikult erinevaid veebikeskkondasid, kus õpilased saaksid kas meeskonniti või individuaalselt siis teha kinnistavaid või kordavaid ülesandeid. Ja näiteks see on ka hea võimalus koguda õpilastelt enda kohta tagasisidet teatud eesmärgiga, mida näiteks, mis oli tunni alguses püstitatud eesmärk ja kuidas tal siis läks, miks tal nii läks, et ta saab läbi veebilehe või keskkonna siis edastada selle oma tagasiside. Õpetajal on hea kiire ülevaade kohe kõikide õpilaste tagasisidest endale, et siis ja arvestada ka seda edasistes tegevuste planeerimisel. Ehk siis julgelt kasutada ka tehnoloogiat. Maret, mis sul on öelda õppekorraldusliku toe kohta? Midagi mul nagu oleks et oma klassi füüsilise keskkonna kujundab muidugi iga õpetaja ise ja minule meeldib pigem avarus ja rahulikud toonid. Minu seinadel ei ole pidevalt meeletut infot ja materjali. Ma lisan need pigem siis, kui need on teemaks, sest ma tean, et mõnda õpilast häirib ja mind ennast tegelikult ka, kui on väga-väga palju, et on õpetajaid, kellele tohutult meeldib, et kõik info on väljas ja mina ise tean, et kui ma olen koosolekul keemiaklassis, siis ma tegelikult vaatan seda Mendelejevi tabelit seal ja ei kuula koosolekut. Et seda ma tahan oma klassis vältida. Ja minul on klassis hoopis hulga raamatuid, paar tumbat ja kotttooli ja meil on klassis kokkulepe, et kui mõni laps saab tunnitöö varem valmis, võib ta võtta riiulist või oma kotist raamatu ja minna seda klassi taha ja endale sobivasse kohta lugema. Ja lisaks on seintel punumiseks paelad ja riiulist on võimalus võtta teraapiavaha. Ja vaha võin ma anda rahutumale lapsele kätte ka lugemise või kuulamise ajal. Vahel aitab see paremini keskenduda ja ärevust vähendada. Et selle füüsilise keskkonna tõesti õpetaja tunneb oma lapsi ja korraldab ise selle alusel, et iga õpetaja enda teha. Ja mina hoopis meelsamini räägin selle teema juures rutiinidest ja tegevuste vahelistest üleminekutest. Ja minu klassi rutiinid on näiteks kuupäeva kirjutamine, tunni alustamine ja igapäeva esmaspäevane vestlus nädalavahetusel tehtust ja toimunust. Ja meil on ka komme, et õppetöö ajal reisile läinud laps toob reisid kaasa magneti klassitahvlile. Neile meeldib neid endale vaadata, ümber paigutada ja mängida nendega, et selline hästi tore traditsioon, mis on nüüd juba mitu aastat kestnud. Loomulikult on meil ka reeglid ja kokkulepped,
kuid enam me igapäevaselt ei pea neid üle kordama. Ja ma arvan, et selles mängib suurt rolli see, et ma olen kasutanud mingeid VEPA metoodika võtteid ja need on väga hästi toiminud ja sellepärast ma toon mõned näited võib-olla nendest võtetest, mida mina kasutan ja esimene asi, mida ma kasutan VEPA-s on nimepulgad ja kasutan neid näiteks siis, kui ma tahan valida õpilase, kes vastab ja kõige tavalisem on, kui me teeme ahellugemist ja õpilane, kes loeb, selgub siis pulga tõmbamisega ja juba lugenud õpilase nime panen ma tagasi. Esiteks näeb õpilane, et nii on igal õpilasel võrdne võimalus vastata ja ta peab jälgima teksti, sest iga hetk võib olla tema kord lugeda. Ja kui ma panen nime topsi tagasi, ei saa ta valvsust kaotada, et ta peab edasi teksti jälgima ja teiseks ei ole mul sel viisil klassis kedagi, kes oma koha peal sipleb ja hüüab käsi püsti, mina, et minu kord nüüd. Et see pulkade kasutamine on nagu selle ära võtnud. Ja jah, ma vahel petan neid nende pulkadega, kuid nemad ei tea ju seda. Nii et tuleb kaval olla. Ja esimeses klassis oli VEPA osas hästi palju abi käemärkidest. Ja kõige olulisem oli märk, mis tähendas siis vaikust ja palus õpetaja tähelepanu. Aga nüüd kolmandas klassis polegi vist kordagi pidanud kasutama ühtegi VEPA käemärki. Seinal on meil pisikesed lambid hääletaseme reguleerimiseks iseseisva töö ajal ja selle, kas töö ajal võib sosinal rääkida või tuleb täielikus vaikuses tööd teha, selle me lepime enne tööd kokku. Ja kui töö algab, siis ma lihtsalt panen selle lambi põlema. Ja see aitab õpilasel siis seda kokkulepet meeles pidada. Et teinekord ma kasutan taimerit hoopis selleks, et hoida ühtlasemat tempot. Ja õpetaja saaks järgmist ülesannet kõikidele korraga selgitada. Annan ülesande lahendamiseks aega 5 minutit. Kui õpilane jõuab valmis, on suurepärane. Kui ei jõua valmis, on ka kõik hästi. Ta saab lihtsalt seda ülesannet pärast tunni lõpus jätkata või lepime kokku, et see ülesanne tuleb valmis teha kodus. Ja kui see 5 minutit on täis, saame me kõik minna ühiselt järgmise ülesande juurde. Et tihti erineva tempoga lastega tekibki see, et üks ikka veel alustab esimest ülesannet ja teine on ära teinud juba 3. ülesande ja mina aina ootan, millal ma saan õpetajana mingit ülesannet selgitada. Siis vahel on lõbus proovida ka taimerit mingi tegevusega võita. Ja kas me jõuame selle ülesande ära teha selle ajaga? Kui kiiresti suudab õpetaja teksti ette lugeda, et ka niimoodi niisuguseid lõbusamaid asju sisse tuua. Ja kui me saame kõik nende ülesannetega hakkama, kui me saame hakkama selle eesmärgiga, et kõik keskendusid 3 minutit oma tööle, said kõik oma ülesande valmis, siis loomulikult ma saan lastele pakkuda ka auhinna ja tihti võib selleks auhinnaks siis olla näiteks VEPA-s siis tuntud memme vigur või õpilaste enda poolt valitud liikumis- või puhkepaus. Ja need memme vigurid ja liikumis- ja puhkepausid on tavaliselt nendes kohtades mul ikkagi, kus mul ongi vaja üle minna järgmisele tegevusele. Ja seni on see olnud väga hea variant ja toimib just nendel üleminekutel ka. Ja õpilase eneseregulatsiooniks on need VEPA võtted väga head. Kuid loomulikult peab seda kõike harjutama ja esimese korraga ei juhtu veel mitte midagi. Et harjutamine teeb meistriks, midagi ei ole öelda. Ja mis on minu jaoks, enda jaoks on veel üks olulisemaid, on selle teema juures hoopis kohandatud tunniplaan. Minule väga meeldivad paaristunnid. Meie koolis neid ametlikult pole, kuid klassiõpetajana saan ma veidi oma tunde sättida. Ja paaristunni eelis on see, et õpilasele on vähem üleminekuid. Tal on mõnel päeval vähem asju kotis, kuid rohkem aega keskendumiseks ja süvitsi minemiseks.
ühest küljest nõuab see minult kui õpetajalt rohkem planeerimist, kuid teisalt annab võimaluse tundi mitmekesisemaks muuta. On piisavalt aega rühmatööks, ülesannete selgitamiseks, uurimiseks, iseseisvaks tööks ja individuaalseks juhendamiseks ning liikumispausideks. Ja kui tund on hästi planeeritud, saavad ka HEV-lapsed paaris tunniga ilusti hakkama, et ma tean, et õpetajad pelgavad, et õpilane, kes on püsimatu, ta ei suuda seda aega vastu pidada, paarist tunni aega, aga tegelikult suudab küll. Ja mulle endale üllatuseks on tihti olengi vaadanud, et teine tund on juba poole peal ja nad teevad ikka veel nii usinat tööd. Et mina soovitan proovida paarist tundi vähemalt. Ja Kirli jätkab sotsiaalne-emotsionaalne käitumusliku tugi. Ma tahtsin öelda korraks kommenteerida VEPA-pulgad. Mina näiteks ei teadnud pikka aega, et need on VEPA-pulgad, ma ise kasutasin neid. Mina teadsin, et need on lihtsalt nimepulgad, sest need on ju põhimõtteliselt jäätisepulk kirjutatud või kleebitud peale õpilase nimi ja aineõpetajana väga kasulikud selleks, et õppida ära õpilaste nimesid, samamoodi loosida just seda, et erinevad õpilased saavad vastata ja ma kasutasin ka seda varianti, et õpilane sai mul tõmmata järgmise õpilase nime, kes vastab või kes teeb järgmist tegevust. Et nagu aineõpet on hästi just see, kui sul tuleb hunnik uusi õpilasi, et sa saad kiiresti nende nimedega, nimed selgeks või siis nimedega ühele poole. Nii, ja teine asi, mis Maret tõi välja, see oma õpilaste tundmine. Ja see on üks peamisi, just see sotsiaalne, emotsionaalne, käitumislik tugi. See ei saa toimida ilma selleta, kui sa oma õpilasi ei tunne ja sind päriselt ei huvita. Ja see ei ole ainult, kui sa oled klassiõpetaja, samamoodi aineõpetajana, ükskõik, kes sul klassis on. See on mulle õpetajana oluline, et see võiks olla see põhisõnum. Aga sotsiaalne, emotsionaalne, käitumislik tugi siis tähendab just positiivset klassikliima loomist, mis arvestab iga õppija sotsiaalseid ja emotsionaalseid vajadusi ja samuti, kuidas õpetaja väljendab ja pakub õpilastele tuge, kuidas ootused käitumusele on õpilastele edastatud, kuidas tegeleb õpetaja käitumisreeglite rikkumiskorral. Vajadusel rakendatakse ka käitumise tugikava. Lisaks just mängude kasutamine, kiituse ja tagasiside andmine. Siia alla käib ka kiusamise ja tõrjutusega tegelemine ja sama oluline on ka, kuidas õpetaja ise kasutab ja toetab just keele kasutamist, mis väljendab igaühe väärtustamist ja heakskiitu. Ja õppimist ei mõjuta ainult õppekorraldus või see, missuguseid metoodikaid me kasutame, vaid väga suurel määral ka just suhted klassis, nii õpilase ja õpetaja vahelised suhted kui ka õpilaste omavahelised suhted ja head suhted loovad just aluse turvaliseks ja toetavaks õpikeskkonnaks. Ja õpilased tajuvad väga kiiresti, kuidas õpetaja neisse suhtub. Ja õpilaste jaoks on oluline, et neid märgatakse, neid kuulatakse, nende vastu tuntakse huvi ja just selle vastu, kuidas neil päriselt läheb või kuidas nad õpivad, et see on meie kui õpetajate jaoks oluline ja õpilased ise tajuvad seda ka väga kiiresti. Ja head suhted loovad ka just seda õpilaste poolset motivatsiooni ja usaldust. Ja see on üks olulisemaid, just see suhete loomine, hoidmine, üks olulisemaid ennetamise viise ka kiusamise ja tõrjutuse siis tekkeks. Ja kui klassis väärtustatakse üksteist, kasutatakse või tähendab, austatakse erinevusi ja toetatakse just arvestavat suhtumist, siis see vähendab konfliktide ja tõrjutuse ohtu. Ja see ongi õpetaja jaoks oluline just läbi eeskuju näidata, et kõik õpilased on väärtuslikud ja selgitada, et me vajamegi erinevaid lähenemisi, me olemegi erinevad ja erinevate oskuste ja tugevustega tuleb arvestada. Ja et meil ongi need erinevad. Ja seda saab erinevatel viisidel siis toetada just nende erinevuste väärtustamist, näiteks läbi lugude lugemise või siis just arutlemisega, samamoodi tunnetest rääkimisega ja tunnete reflekteerimisega, mis on ka keeruline teema, aga see vajab samamoodi, sellega on vaja tegeleda, et kuidas me mõistame teiste tundeid, kuidas me ise saame oma tundeid väljendada. Samamoodi siis just erinevate mängude kasutamisega saab neid teemasid siis ka õpilastega käsitleda.
Lisaks aitavad siis ühtsustunnet luua ka ühised tegevused ja siia samamoodi juurde need rühma- ja paaristööde kasutamine tundides, ühisüritused, just mis aitavad siis lastel omavahel suhelda, üksteist paremini tundma õppida ja tugevdada klassi kui terviku sellist kuuluvustunnet. Aruteludel on ka väga oluline koht ja minu arust on oluline või tähendab, ongi oluline just anda võimalust ka aruteludeks. Siia alla läheb ka see, kui tõesti on tekkinud olukord, mis vajaks arutelu või ülearutamist. Ja kui seda on vaja teha, siis tuleks seda kohe teha, kui see vähegi võimalik on, või siis anda teada, millal selle teemale keskendutakse. näiteks kas siis klassijuhataja tunnis või kohe tunni lõpus, ehk siis võimalikult kohe. Ja sotsiaalsed suhted on õppimise alus ja kui klassis on tekkinud pingeline olukord, on mõistlik need enne ära lahendada ja alles siis saab tegelikult keskenduda õppimisele. Ja kui omavahelisi tülisid või suhteid siis lahendada või toetada, siis on oluline, et tuleks jälgida seda, et mõlemad osapooled saavad alati, on kohal, kui üldse situatsiooni lahendatakse ja nad saavad mõlemad anda oma selgituse, et mis juhtus, kuidas juhtus, miks juhtus ja vajadusel siis õpetaja saab samamoodi kaasata ka tugispetsialisti, kas siis seoses tegevustega klassis just suhete toetamiseks või kui on tekkinud mingi konkreetne olukord, mis siis vajab sekkumist. Maret, sinu poolt näiteid selle teema kohta? mina tooksin selle välja, et iga laps tahab kuuluda ju gruppi. ta tahab tunda, et ta on oodatud ja oluline, näha, et teda märgatakse, et tema tegemistest hoolitakse ja ühtse klassi loomiseks on väga head tõesti ühisüritused klassiga ja perepäevad ja enim liidab klassi see, kui nad saavad midagi koos meeskonnana teha, et korraldada ise klassijutud, käia keelgutamas või matkal ja käia nendes kohtades ja teha neid asju, kus sa pead teiste lastega arvestama ja vajadusi teisi abistama. Ja mina õpetajana kaasan õpilased alati nagu korraldamisse, et kui me midagi planeerime, mul on mingi mõte, ma räägin neile ära, me arutame selle mõtte koos läbi ja teeme koos otsuse. Ja ma ei ütle neile näiteks klassijuhte korraldamise puhul, et tahate klassijuhtut, et okei, tehke. Vaid ma olen nagu ise ka ikkagi selles osaline, ma aitan kaasa ja laps näeb nii, et mina ise ka naudin seda tegevust. Ja kui ta algul on võib-olla tagasihoidlikum ja ei julge osaleda, siis kui ta näeb, kuidas õpetaja hea meelega neid asju teeb, siis ta tuleb ise hea meelega osalema. Ja igal esmaspäeval on meil esimese tunni ajal klassiga vestlusring. Selles vestlusringis saavad kõik rääkida oma nädalavahetusest, küsida teistelt küsimusi ja avaldada arvamust. Ja õpetajana jagan mina alati ka midagi oma nädalavahetusest. Ja ma teen seda sellepärast, et olen osa sellest grupist ja minu eeskuju on see, mis lapsi enim mõjutab. Ja nad tunnevad, et õpetaja hoolib ja kui mina iseendast midagi jagan, siis ma ka usaldan neid. Et ma pigem tekitan klassis sellist, me oleme kõik üks ja oma pere ja sellist tunnet püüan luua. Ja me väga palju arutleme erinevatel teemadel ja kuigi meie kool on liitunud ka Kiva programmiga, siis minu mõte on hoopis see, et ma saan kõiki neid oskusi, õpetasin enne Kivat ja saan neid ikka veel õpetada ka teisiti kui ainult seda Kiva programmi jälgides. Ja üks minule meeldiv viis on teha seda läbi raamatute. Ja viimane raamat, mida ma oma klassile ette lugesin, oli Kummitarsan. Ja see tohutult hea materjal, et rääkida kiusamisest. Seal on nii palju kiusamise tahke, mille üle arutleda ja siis küsida lastelt, et mis te arvate, kuidas tegelikult oleks võinud ja mis veel oleks saanud teha. Ja vanematele klassidele juba siis, ma pakun üks 8.–9. klass on väga hea kiusamise teemaline raamat, on Daniel Hööra Välja tõugatud. Jälle tohutult hea materjal, mida kasutada.
ja nii nagu Kerli ütles, siis minu klassis ka me lahendame kõik probleemid kohe, me ei jäta mitte midagi kuskile ülesse. et me ise teame ju, et kui meil on olnud mingi probleem, siis see probleem jääb minu sisse, ma ketran seda aina hullemaks, hullemaks, hullemaks ja laps teeb seda täpselt samamoodi, et seepärast on õige need probleemid kohe lahendada. Ja saame minna viimase teema juurde, ploki juurde. nii, viimane teema on edusammude jälgimine ja siin on siis mõeldud just, et kuidas õpetaja jälgib ja hindab õpilaste individuaalseid edusamme ja tulemusi ja on oluline, et õpetaja näiteks näeks õpilast kui tervikut ja arvestaks just õppija terviklikku arengut ehk ka sotsiaalset, loovusega seotud, emotsionaalset ja käitumisega seotud arengut ja muutusi, kasutades kujundavat hindamist lisaks siis ja erinevaid hindamisviise. Lisaks tihe küsimuste esitamine käib siia alla, et toetada õppimist ja siia teema alla kuulub ka, kuidas õpetaja kontrollib varem õpitut ja kuidas kohandab teadmiste kontrollimist. See teema on seotud sellega siis, mida õpetaja järjepidevalt klassis teeb, et olla kindel, et õpilased on õpitava omandanud ja kuidas õpetaja, arvestades õpilaste eesmärkideni liikumist või saavutatust, planeerib just järgmised tunnitegevused või järgmise tunni tegevused ja siin on olulisel kohal igapäevane õpilaste ja nende arengu jälgimine ja monitoorimine. Ja siin on oluline tuua välja, et siin ei ole mõeldud edusamme kui ainult tunnikontrollide või kontrolltööde või tunnikontrollide tulemusi. edu ja tulemusi mõistetakse tihti hästi kitsalt just akadeemiliste tulemustega seoses, aga kaasaval õpetajal peaks siis olema laiem arusaam sellest, mida mõistetakse saavutuste all ja siin, nagu ma enne ütlesin, ehk just arvestama õpilase sotsiaalset, emotsionaalset, loovuse ja käitumisega seotud muutusi ja arengut, et mitte ainult akadeemilist osa, ehk siis õpilane on tervik ja tema areng on ka terviklik. Siin siis just selle osa võib-olla kõige tähtsam punkt on veel kujundav hindamine, mida peetakse kõige tõhusamaks hindamise võteteks ja kujundava hindamise kohta levib samuti erinevaid arusaamu ja mis pole alati päris õiged ja ma rõhutan siin, et kokkuvõttev sõnaline hinnang ei ole kujundav hindamine. kui on juba kokkuvõttev hinnang või hinne, siis see enam ei kujunda seal midagi. ja ka sõnaline hindamine ise ei ole alati kujundav hindamine. Põhikooli riiklikus õppekavas, nagu ka slaidil näha, on tegelikult kenasti ära selgitatud, mis see on ja kuidas see olemus on. ja ma tean, et Youtube'i kanalil, siinsamas kanalil on väga hea õpiamps sellesama teema kohta. Ja siin on just võib-olla kujundavas hindamise puhul on väga tihti liialt rõhk just tagasisidestamisel või hindamisel, aga rohkem peaks siis mõtlema hoopis järjepidevale märkamisele ja pidevale tagasiside saamisele õppijatelt. ehk siis õpetajana ma saan järjepidevat tagasisidet õppijatelt just õppe kestel. Kust nad on, millest nad on aru saanud, kus neil on jäänud veel nagu millestki puudust ja kuidas ma saan neid edasi toetada. Ja kujundav hindamine on midagi, mida õpetaja teeb siis järjepidevalt õppeprotsessi käigus. See ei ole mingi ühekordne asi, ma teen seda kogu aeg, kui ma olen õpetaja ja õppija õppimist, see eesmärk on siis õppija õppimist toetada, et veel suunata ja et õppimine kui protsess oleks võimalikult edukas ja õpilane omandaks eesmärgiks seatud teadmised ja oskused. Ja näiteks siin on ühe näitena saab kasutada sellist vahehindamist või vahetagasisidestamist, et õpilane enne kui ta lõpliku töö näiteks esitab, saab ta vahepeal tagasisidet õpetajalt selleks, et oma tööd veel paremaks teha, ehk siis ta saab kommentaarid või selgitused, mida veel on vaja teha. Vanemas kooliastmes saab kasutada kaasõpilasi, et see esimene tagasiside hoopis tuleb kaasõpilaselt. Ja õpetaja tagasiside peab siis sisaldama seda, mis on juba omandatud, millega on veel vaja tegeleda ja juhised, kuidas siis sellega tegeletakse. Ja samamoodi see tagasiside peaks siis toetama ja toetabki ka õppija enesereflektsiooni. Ja kui mõelda, missugune tagasiside on kõige tõhusam, siis kohene suuline tagasiside on kõige tõhusam ja kirjaliku tagasiside puhul siis edasiviiv tagasiside, mis peab olema täpne, aga mitte liialt detailne. Välja toodud on peamine või olulisem
ja arusaadavalt ja selgelt sõnastatud, arvestades siis, kellele see mõeldud on. ja parim tagasiside kirjalikult on ka see, mis ei sisalda enam hinnet või punkte. aga me teame, et mõnikord on ka vaja kokkuvõtvat hinnet näiteks panna, et alati see nii ei saa olla. miks seda loetakse paremaks, kui seal seda kõrval pole, siis on fookus see, kes seda loeb, ehk siis õpilasel just tagasisidel. kui seal on hinne kõrval, siis ta võib märgata hinnet ja teda see ta ei süvene enam tagasisidesse, mis seal juures kirjas on. Ja meeles võiks ka pidada seda, et igale asjale ei peagi hinnet kõrvale panema ja igat asja ei pea tunnikontrolliga kontrollima. ja õpetaja enda jaoks selline pidev õpilaste jälgimine ja monitoorimine tegelikult annab õpetajale endale võimaluse ka reflekteerida selle tunni üle, mida ta siis läbi viis. ja saada aru, et mis toimis, mis ei toiminud, mida on vaja veel selgitada või siis harjutada õpilastel. ja selle osa üks oluline osa selle teema puhul on ka tihe küsimuste küsimine, et kindlustada just teema või oskuste omandamist. ja just esitada selliseid põhjus-tagajärg küsimusi, kuidas, selgita, miks, milleks. ja see järjepidev küsimine annab võimaluse saada kiirelt tagasisidet, kas õpilane on teemast aru saanud. ja näiteks küsimus, palun selgita, kuidas vastuseni jõudsid või palun selgita, mida sa tegid, siis see aitab aru saada, kuidas õpilane mõtleb ja tal ise luua siis neid seoseid, kui ta seda vastust või seda juttu siis või seda tegevust selgitab. võimaluse just aru saada ka põhjusest, kus õpilane oma mõtlemises või seostamisega on eksinud, siis on teda ka lihtsam toetada ja aidata, kui õpetaja teab mõtlemise käiku. ja õpetaja samamoodi selleks, et õpilane oskaks selgitada ja kirjeldada, mis ta tegi, kuidas ta seostas, on õpetaja eeskuju oluline, et õpetaja ise samal ajal, kui ta tegutseb, paneb sinna sõnad juurde, selgitab, mis, mida, kuidas ta teeb, mis millega on seoses, see, et harjutada seda ka õpilastele, kuidas see peaks välja nägema. siis õpilaste kaasamine enese ja kaaslaste hindamisse on üks oluline osa ja julgustan ka kaasõpilaste tagasiside kasutamist. ehk siis seda võiks alustada niiviisi, et kaasõpilane saab anda kõigepealt tagasiside selle kohta, mis läks hästi ja mida järgmine kord teha paremini. et kui seda harjutada, siis sealt edasi juba vanemas kooliastmes võib minna ka selle poole, et tuua siis välja, mis läks valesti. aga kõigepealt fookus positiivsel. ja kui õpilane iseennast tagasisidestab, siis see arendab õpilase oskusi just seada eesmärke ja oma õppimist siis ja käitumist ka seatud eesmärkide põhjal analüüsida. et just see eneseanalüüs on olulise tähtsusega. ja teadmiste kontrollimisel tuleks siis ka teha kohandusi just vastavalt õpilaste vajadustele ja kohandusi saab teha näiteks keskkonnas, et meil on endiselt õpilasi, kelle tähelepanu hajubki kiiresti ja nad vajavad selliseks teadmiste kontrollimiseks kas individuaalset keskkonda või siis ruumi, kus on vähem õpilasi koos. teadmiste kontrollimiseks on ka oluline, et võimaldatakse vajalik aeg. näiteks õpilased, kes vajavad rohkem aega mõtlemiseks või kasutavad siis abistavaid materjale just, et kui neile on selgitatud, kuidas neid skeeme ja lisamaterjale kasutada tunnis, siis peaks olema ka niiviisi, et nad saavad seda kasutada teadmiste kontrolli ajal. ja, ja seetõttu läheb siis neil, see, kes vajab rohkem aega mõtlemiseks, tal läheb rohkem aega ka selle töö tegemiseks või selle ülesande lahendamiseks ja samamoodi see, kes kasutab lisamaterjali. siis on klassis ka kindlasti õpilasi, kes suudavad keskenduda korraga ainult lühikese aja jooksul, et siis seal tuleks ka läbi mõelda, kuidas see teadmiste kontrollimine on läbi mõeldud ja kuidas korraldatud. siis kohandatud materjalide kasutamine õpilaste puhul, kellel on näiteks keele tõttu keeruline mõista materjali sisu, näiteks õpilased, kes on kakskeelsed või siis neil on muu kodukeel. et teadmiste ja oskuste väljendamine ei tohiks jääda lihtsalt selle taha, et õpilane ei saanud aru, mis ta tegema peab. ja üldine kohandamine materjalide kasutamises, kui õpilane tunnis kasutab kohandatud materjale, siis samamoodi tema see teadmiste kontrollimine peaks olema just kohandatud materjalide põhjal või see ülesanne ise kohandatud.
näiteks kui on vaja, et tööjuhend oleks lühike ja hästi selge, konkreetne, siis peaks see ka tema töö peal olema selline või töökäsud erinevalt üksteise alla hästi selgelt jupikaupa või on õpilase jaoks oluline, et ta näebki ainult ühte ülesannet korraga, et siis kõik need kohandused peaksid ka teadmiste kontrollimisel olema arvestatud. Ja Maret räägib edusammude jälgimisest tema klassis. et hindamise mõte ei ole siis tõesti lihtsalt hinnata või koguda hindeid, et välja panna trimestrihinne. Et tegelikult vajan mina õpetajana õpilaste arengu kohta tagasisidet, mis näitaks mulle ära nõrgad ja tugevad kohad, et ma saaksin neist lähtuvalt edasi tööd planeerida. Ja samamoodi on õppijal vaja seda tagasisidet juba omandatud oskuste ja teadmiste kohta ning harjutamist vajavate teemade osas, et ka tema saaks oma õppimist planeerida. Ja seepärast ei pea ka minu meelest hindega hindama igat tunnikontrolli või töölehte, mida klassis teeme. Ja mina kirjutan selle asemel stuudiumisse hoopis, mis läks hästi ja mis vajab veel tegemist. Et ilma hindeta. Ma jälgin ka iga lapse arengut ja tegutsemist üldisemalt. Et siin ma saan tuua näite, et esimeses klassis oli mul laps, kes tegelikult oskas väga soravalt lugeda, kui ta hirmsasti kartis seda klassis avalikult teha ja ma ei saanud hinnata algul tema lugemise oskust ega pähe õpitud luuletuse esitamist, sellepärast et ta lihtsalt ei teinud suud lahti. Aga ma tegelikult teadsin, et ta oskab lugeda, ta luges juba väga paks raamatut tol hetkel. Ja teine laps oli just see laps, kelle tähekujud üldse välja ei tulnud, kuid põhjus polnud ju vähene harjutamine. Ja mul ei ole mõtet nendele lastele aina uuesti negatiivset hinnet sisse panna, et see mitte kuidagi ei aita seda last edasi. Ja ma ikka endiselt tõmbasin aina nende lugemispulkadega või VEPA-pulkadega, tõmbasin aina välja selle lapse nime, mis siis, et ta mulle ei vastanud. Aga lõpuks ta julges vaikselt lause haavale tundma end paremini ja klassile ma selgitasin kohe ära, et nii võib. Kui sa ei tunne ennast hästi, siis sa ei pea vastama. Ja klassis lapsed said väga hästi aru, et teised kõik õpivadki erinevalt ja vahel on lihtsalt aega vaja anda ja halvustamine ei vii kedagi edasi. Ja ühel hetkel see lihtsalt läks üle. Ja ma ei pea nagu lapsele ütlema, et või hinnet panema, ütleme, kui me teeme mingisuguse kontrolltöö ja ma näen, et tulemus, kui ma võrdlen seda tulemust teistega, siis töö on 3, aga tegelikult ma ei pea ju last teistega võrdlema, ma pean võrdlema last tema iseenda varasemaga ja et näha tema arengut. Ja ma saan öelda hoopis lapsele selle 3 asemel, et tead, sul läks täna väga hästi, et sul ei olnud küll kõik vastused õiged, kuid ma märkasin, et sa püüdsid täna teha tööd ilma abivahendit kasutamata. Ja lapse jaoks, kes on harjunud ja kogu aeg vajanud neid abivahendeid, see on suurepärane areng ju, et kui ta julgeb teha tööd seda kasutamata, et ta ise oma initsiatiivil tahtis proovida seda teha ilma abivahendit kasutamata. Ja me peame märkama ka seda, kuidas osales laps rühmatöös või äkki oli ta tänases tunnis väga aktiivne, et tõstis kätt ja andis mitu õiget vastust ja me tegelikult saame seda hindamisel arvestada. Kui ma annan lastele hindelise töö, siis klassis liikudes mina tavaliselt hoian juba tehtud silma peal. Kui ma märkan, et keegi on teinud vea, ma veidi suunan tema tähelepanu, et tal oleks endal võimalus viga parandada. Ja kui on juhtunud nii, et need kontrolltööd on juba minu käes, ma juba kontrollin neid ja ma näen, et õpilane on jäänud jänni oma mõtte kirja panemisega, siis ma saan tal järgmises tunnis paluda oma tööd suuliselt natukene täiendada, oma mõtet selgitada ja mõnel juhul ju mul tegelikult ei ole oluline, kas ma saan selle õige vastuse kätte suuliselt või kirjalikult. Ja jällegi, ma õpetajana tunnen oma lapsi ja tean, kes ja kus täpselt abi vajab. Ja vahel teen ma ka nii, et ma parandan tööd peas ära ja annan õpilasele töö tagasi ja palun tal ise siin minu laua juures analüüsida näiteks, et mis sulle tundub, et mis läks hästi ja miks läks
mis läks halvasti, et millest need vead sulle siia töösse tulnud. et siis ta analüüsib iseennast ka ja leiab ise võib-olla need kohad, mida ta peab harjutama. et kui tal on õigus, ma kinnitan selle üle ja toetan natukene, mis tema nagu arvab. ja ta saab iseennast analüüsida ja pärast rühmatööd ma küsin vahel õpilastelt, et kuidas ühele või teisele meeldis selles rühmas näiteks tööd teha. ja suunan neid niimoodi andma nagu positiivset tagasisidet rühmakaaslaste kohta. ei ole õpilastel, ma näen, et ei ole alati väga lihtne see positiivse tagasiside andmine ja seda tuleb harjutada ja see koht on nagu hea, et ma lihtsalt küsingi kohe. nii, et ma küsin, et kuidas sul, küsingi seda positiivset tagasisidet, mitte ma lihtsalt ei küsi, et kuidas sul lihtsalt läks. et ma küsin, et kuidas sulle meeldis ja mis seal head oli näiteks selle rühmatöö juures. ja minu lemmikud näiteks on tiheküsimused ja tavaliselt kasutan neid tunni alguses, et eelmises tunnis õpitut meenutada ja saada tagasisidet sellest, kuidas õpilased teemast aru on saanud ja vahel ma meelega, kui mina küsin õpilaselt tavaliselt küsimuse ja õpilane vastab, ma ei kinnita, et kas see on õige või vale. ma küsin alati, et miks sa nii arvad, kas teised arvavad teisiti ja kas näiteks kui ülesandel oli mingi kindel lahendus, kas keegi leidis veel mingi teise lahenduse, et ma suunan neid mõtlema ka mitte ainult seda ühte viisi, vaid et jõuame ka äkki mingi teise viisini ja nad alati põhjendavad oma vastuseid ja ma kunagi ei ütle, et see oli vale vastus, vaid ma ütlen aitäh. ma ütlen lihtsalt aitäh selle eest, et tema vastuse eest, et ta vastas, et ta töötas kaasa. ja mulle tundub, et ma olen kogu oma planeeritud jutu ära rääkinud ja ma tahan õpetajatele öelda, et kui keegi sellest siin midagi täna leidis ja soovib oma tundides kasutada või muuta, siis võtke rahulikult, et kõik ei pea korraga jõudma ja kohe ei pea tulemuseni jõudma. liigu rahulikult omas tempos ja oluline on see, et sa õpid ja arened. aitäh! Ma olen nõus, mis Maret ütles ja ma tahan veel kord rõhutada, et see kaasav praktikad ja kaasav haridus, see on väga suur teema ja need 5 teemat, mis me siin läbi põgusalt võtsime, nii nagu autorid ütlesid, raamistiku autorid, et need annavad õpetajatele võimaluse reflekteerida ka ja mõelda, milline teema vajab minul õpetajana rohkem arendamist ja süvitsi minekut. ja need on sisuliselt väga mitmetahulised ja vajaks lausa igaüks enda õpiampsu, aga, aga võib-olla on ka, et ma soovitan, need kõik 5 on olulised üheväärselt, ma ei saa ühtegi tuua rohkem välja kui teist, aga võib-olla ka, et mõeldagi, mis on minul see, mis vajab arendamist ja mingi ajaperioodi jooksul võttagi, noh, ma nüüd tegelen selle sotsiaalse emotsionaalse osaga või mul see koostöine just tugimeeskonnaga ei lähe hästi või see meeskonnatöö, et ma tegelen mingi aja vältel sellega ja just täpselt nagu Maret ütles, tasapisi kõike korraga ei saa, aga lihtsalt see tahe, kui sul on juba olemas tahe teha paremini ja võtta siit see üks teema aluseks, siis see on juba võit. Ja mina soovin omalt poolt ka jaksu õpetajatele, kõigi õppijate õppimise toetamisel. Aitäh!